Tarmo Kruusimäe, palun! Tänan, hea aseesimees! Head töökaaslased! Kui ma eelmistel aastatel olen öelnud, et tegemist on niisuguse Sherlock Holmes Tallinnas mängimisega, siis täna olen ma täpsema nimetuse saanud, selleks on siis Supilinna detektiivid või Röövli-Rahnu Martin. Just nimelt see on see niinimetatud direktiivi ülevõtmine, et me saame jälgida suitsupakki, politsei ja siis kõik muud spetsialistid leiavad ühe maksumärgiga kägaras suitsupakki ja saavad teada, et see ei olegi mitte legaalselt meie riiki tulnud, vaid et see on ebalegaalselt. Kõigil on ääretult hea meel, täpselt nagu Nassarassas kuritegu on paljastatud. Nüüd aga tulles selle asja juurde, et meil on must turg, mille vastu me tahaksime võidelda, siis need muudatused, mida tegi Suitsuvaba Eesti, et vähendada e-vedelikega seotud musta turu osakaalu, mis on täna kuskil 90, ei ole mitte ühtegi. Me tegime 4 muudatusettepanekut, mida komisjoni esimees pani kõik ühte patta. See oli siis aktsiisi vähendamine 2000% 1000-le. Teiseks oli totaalne maitse- ja lõhnaainete keelu tühistamine, mida suur saal juba on ükskord vastu võtnud, nii samuti nagu seal aktsiisi laekumis. 3. oli see, et me oleme maailma küberkaitsekeskus, aga me oleme maailma ainuke riik, kus on riigisisene müük keelatud, ja 4. et need tooted oleksid väljas. Selle asemel sündis kuidagi mingil moel kompromiss ja minu käest küsivad inimesed, et aru saada selle kompromissi mõttest. Ma siis selgitan teile. Kallid inimesed, kes te vaatate meid seal interneti vahendusel, kujutage ette, et mehed üks päev tulevad arvamusele, et naised kreemitavad ennast liiga palju. Tõsi ta on ju, hommikul kreemitavad ennast, lõunaaeg kreemitavad, õhtul kreemitavad, pärast seda nad enne meiki ja pärast meiki. Ja mehed otsustavad, keelame kreemitamise ära, seda enam, et keskkonna aspektis, kui palju on neid kreemipudeleid. On üks suur klaaspurk ja sealt võtate. Naised selle peale, kuulge mehed, päriselt ka või? Ja siis mehed mõtlevad, no heake küll, me peaks ju mingi kompromissi tegema, arvestama naiste soove. Ja meenub, et kunagi oli ju mingi männi lõhnaline jalakreem ja just selle me lubame, et see on siis kompromiss. Me räägime praegusel hetkel täiskasvanutele mõeldud tootest ja siis leiavad ministeeriumi ametnikud, et täiskasvanud on niivõrd abitud ja väetid, et me peaksime neid avitama. Ja keelame täiskasvanutel maitse ja keelame täiskasvanutel lõhna. Järgmisena keelame täiskasvanutele mõningad värvid ja siis keelame täiskasvanutele mõningad mõõdud, mõned suurused, mõned pikkused, mõned laiused. Meil konservatiivide jaoks ei ole siin küsimust. Me võitleme selle eest, et inimesel oleks vaba valik valida endale meeldiv värv, lõhn, maitse, aga liberaalide jaoks peaks olema nagu esmatähtis, aga ennäe, liberaalid otsustavad. Milles siis küsimus on? Küsimus on see, et järjekordselt etendatakse etendus Päästke Villi ehk siis kuidas päästa Tanel Kiik keerulisest olukorras, kus ta tegelikult esindab juba sotsiaaldemokraatlikku maailmavaadet, aga on samal ajal veel Keskerakonna minister. Jube keeruline on olla niisuguses koalitsioonis, kus sul on äkki 3 või 4 osapoolt. 3 osapoolt või 4 osapoolt. Täna nii, homme naa. Mina arvan, et mitte midagi ei juhtu sellega, kui me lihtsalt seda ei menetle. Nagu te nägite, 20. mai oli eelmine aasta, mitte midagi ei ole juhtunud. Mitte midagi ei juhtu ka siis, kui me seda ei menetle. Ja nagu te näete, see on katkestatud. Me võime teha täpselt samu ettepanekuid, aga komisjon konsensuslikult otsustab, et ta ei toeta mitte ühtegi. Te küsite minu käest, miks? Aga sellepärast, et komisjoni esimees jaotab igaühele sellise pisikese õnneküpsise pihku, et teeme nüüd kompromissi. Ja siis õhtu lõpuks, päris öösel, kus avad enda õnneküpsise, saad sa sealt kirja, ise veel Riigikogu liige, aga ikka usud veel õnneküpsist. Oleme vabaduse eest, oleme selle eest, et igaüks võib valida endale värvi, maitse, lõhna, suuruse ja tegumoe, stiili. Mitte seda, et meile öeldakse, et nüüd on teie Eesti inimeste ainukene eelistus mentool.
seda olukorras, kus tegelikult nii kuumutatul on lubatud erinevad maitsed kui ka vesipiibul. Mina jätan selle saali lihtsalt koos Tõnisega seda asja otsustama ja teen ettepaneku konservatiividele, liberaalidele, et meil ei ole vaja otsustada täiskasvanute eest. Aitäh! Aivar Kokk, palun! Hea juhataja, kolleegid, ma alustan kohe sellest, et minu jaoks suitsetamine on tabu ja mulle ei meeldi absoluutselt, kui keegi suitsetab. Aga me peame ka tunnistama seda, et kõik, mis on keelatud, see paljudele meeldib. Ja olukorras, kus me täna oleme ja situatsioonis me peame seda arvestama. Me tunnistame täna, et väga otsustav samm tehti eelmisel suvel alkoholiaktsiisi alandamisega, sest aktsiiside Lätti voolamine tuli uuel koalitsioonil lõpetada. Nagu selle nädala teisipäeva Postimehest võis lugeda, on see otsus olnud siiani suhteliselt edukas. Piirikaubanduse alkoholikäibed on alanenud umbes 50%. Aga jätkuvalt käivad piiripoodides ja teistes liikmesriikides ostlemas aga uudse tubakatoodete tarbijad, keda ei ole küll kümnetes tuhandetes, kuid see ergutab teatud seltskondi jätkama piiril käimist ja nii ostetakse jätkuvalt ka alkoholi piirilt kaasa. Me ei saa silma kinni pigistada, et teatud toodete puhul oleme ise tekitanud olukorra, kus tarbijal on motivatsioon kas hinna või kättesaadavuse tõttu piiripoodi suunduda. Rahanduskomisjon on eraldi arutanud e-sigarettide maksustamist ja võimalust, et Eestis rakendatav e-sigarettide aktsiisimäär on piirikaubandust soodustavalt liiga kõrge. Piirikaubanduse ja e-sigareti vedelike musta turu teket toetas ka 2019. aastast suves kehtima hakanud e-sigaretide maitsete keeld, mis suunab Eesti tarbija maitsete ise segamisele. Seega mõned täiendava noortele mitteatraktiivse maitse lubamine, nagu siinkohal mentool, võiks olla loogiline, et vähendada rahvatervise mõttes ebasoovitavalt olukorda, kus tarbijad segavad ise e-vedelikele maitsed juurde. Rahanduskomisjoni pädevusse jääv e-vedelike aktsiisi arutelu on planeeritud järgmisse kuusse. Tubakaseaduse ja selle muudatusettepaneku heakskiitmise järel peaks olema võimalik Eesti turustada ka uudseid suitsuvabasid tooteid, mida praegu tuuakse naaberriikidest. Näiteks uudsele kuumutatud tubakatoodetele oleme määranud aktsiisi juba 2018. aasta jaanuarist, kuid kuna tubakaseadus vajas korrastamist, siis aktsiisi pole nende pealt Eesti eelarvesse laekunud. Avalikele andmetele tuginedes laekub see aktsiis eestlastelt tarbijatelt jätkuvalt Läti eelarvesse. Hiljutise uudise alusel on see kaubakategooria piiripoodides kõige kiirema kasvuga ja oleks alusetu eeldada, et seda käivad seal ostmas ainult lätlased, mis alkoholi puhul võib isegi teatud hinnavahede tõttu olla tõsi. Aga tubakatoodete hinnad on rangelt reguleeritud, mistõttu lätlaste huvi tubaka ostmiseks piiripoodi sõites on olematu. Seega käivad piiripoes neid tooteid ostmas eelkõige eestlased. Laiapõhjalise maksubaasi tekitamine turul juba tarbivatele tubaka- ja nikotiinitoodete osas on hädavajalik. Teadaolevalt on hinnaregulatsioon ka üks efektiivsemaid meetmeid tubakatoodete tarbimise kontrollimiseks ja selle vähendamiseks. Eesti ei ole saar. Seetõttu peab Eesti riigil olema ka võimalus reguleerida ja korrektselt maksustada tooteid, mis naaberriikidest turul, ja mitte soodustada sala- ja piirikaubanduse teket. Aitäh! Aitäh, Vilja Toomast, palun! Aitäh, härra aseesimees. Ma palun igaks juhuks 3 minutit lisaaega. Lisaaega saab 5 + 3 minutit. Aitäh! Head kolleegid, millega sa tegeled, armas Riigikogu? Palun tee oma tööd. Vabariigi presidendi Ugalas öeldud sõnadesse võib ju suhtuda nii ja naapidi. Kuid tubakadirektiivi ülevõtmise saaga suhtes on tegemist avaldusega stiilis rusikaga silmaauku. Tubakadirektiivi ülevõtmisel on Riigikogu erinevad koosseisud üles näidanud silmapaistvat saamatust, täitevvõim on aga üles näidanud sama silmapaistvat
kestvat võimekust parlamendi poliitilise tahte eiramisel. Sotsiaalminister on küll viimane, kes Riigikogu peaks tubakadirektiivi ülevõtmise venimises hurjutama, kuid temagi, selle asemel, et peeglisse vaadata, pidas vajalikuks 6. jaanuaril 2020 siitsamast Riigikogu kõnepuldist teadustada, et see on ju nüüd Riigikogu otsus, millises tempos seda seaduseelnõu või direktiivi vastuvõtmist menetletakse. Rünnak on teatavasti parim kaitse. Seda põhimõtet on teadnud ja seda instrumenti on kasutanud pea kõik viimase aja sotsiaalvaldkonna eest vastutavad ministrid. Iseasi on küsimus, kas nad on seda teinud iseenda vabast poliitilisest veendumusest ja tahtest, minnes vastuollu isegi oma kodupartei valdavate seisukohtadega, või on ametkondlik surve olnud tugevam Riigikogule antud rahvamandaadist. Värskendagem mälu. Nii tuvastamis- ja jälgimissüsteemi rakendamine kui ka uudsete suitsuvabade toodete reguleerimine on ühe ja sama Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 214/40/EL ehk nõndanimetatud tubakadirektiivi Eesti õigusesse ülevõtmise küsimus. Neis mõlemas küsimuses on tubakadirektiiv Eesti õigusesse üle võtmata. Rõhutan, jutt käib ühest ja samast direktiivist mõlema küsimuse lahendamisel. Samuti oleks aeg mõista seda, et direktiivi seadusandlusse ülevõtmisega ei tegelda ühe või teise toote turule lubamisega. Direktiivi ülevõtmine on puhtalt õigusloome küsimus. Neid küsimusi, mis puudutavad ühe või teise toote lubatavust, menetlevad selleks pädevad haldusorganid. Täitevvõimu vahepealsed katsed sundida parlamenti otsustama, millisesse kategooriasse üks või teine tubakatoode kuulub, olid piinlikkust tekitavad. Esimene katse võtta tubakadirektiiv üle ka uudsete suitsuvabade toodete osas tehti Riigikogus 2016. aastal. See ebaõnnestus. Teine katse tehti 2019. aasta alguses. Ilmselt mäletavad paljud tänased Riigikogu liikmed, milline menetluslik kaos tekitati Riigikogu saalis pisut rohkem kui üks aasta tagasi, 13. veebruaril 2019 eelnõu SE 775 teisel lugemisel. Pärast seda, kui Riigikogu oli enam kui 3-kordse häälteenamusega eelnõusse sisse hääletanud muudatusettepanekut, katkestas Riigikogu juhatus teise lugemise töö- ja tervishoiuministri poolt varem Riigikogu juhatusele saadetud tingimusliku kirja alusel. Selleks otsiti telefoni teel taga parajasti valimiskampaaniat tegevat peaministrit, kes siis väidetavalt andis telefoni teel suulise nõusoleku teise lugemise katkestamiseks. Selle poliitilise paroodia muutsid eriti groteskeks kaks asjaolu. Esiteks oli töö- ja terviseminister varem oma 28. jaanuari 2019. aasta kirjaga sotsiaalkomisjonile toetanud kuumutatavaid tubakatooteid reguleerivate sätete lülitamist eelnõusse 775 ning teiseks, 13. veebruaril 2019 määrati katkestamise järgselt uute ettepanekute esitamise tähtajaks 27. veebruar 2019. Selleks ajaks oli Riigikogu eelmine koosseis teatavasti oma töö lõpetanud. Seega tähendas tollase eelnõu teise lugemise katkestamine selle eelnõu menetlusest väljalangemist. Minu hea kolleeg Toomas Kivimägi on siit kõnepuldist mitmel korral irooniliselt öelnud, et menetlus, see kuulub kaunite kunstide hulka. Ei pea olema eriline prohvet, et ennustada selle kunsti jätkuvat harrastamist täitevvõimu poolt. Tubakadirektiivi artikli 29 kohaselt oleks direktiiv pidanud olema Eesti õigusesse täies ulatuses üle võetud 20. maiks 2016. Just sel ajal lõpetas kehtivuse eelmine tubakadirektiiv. Kui me ka seekordsel katsel ei suuda eelnõud 9 SE korralikult lõpuni välja menetleda ja seadusena vastu võtta, siis tähistame peatselt hilinemise 4. aastapäeva. Kuid mitte ainult, riik hakkab hilinemise tõttu tõenäoliselt ka trahve maksma. Täpselt kuu aega tagasi, 27.01.2020 kirjutas advokaat Margus Reiland Äripäevas, et tubakadirektiiviga ülevõtmisega hilinemise eest ähvardab Eestit rikkumismenetlus, mis võib päädida Eestile trahvi määramisega. Reilandi arvutuste kohaselt võib trahvi põhisumma olla vahemikus 258 000 kuni 400 000 eurot, millele võib omakorda lisanduda karistusmakse 3 000 kuni 4 000 eurot päevas. Sotsiaalministeerium on trahvi küsimuses püüdnud hoida madalat profiili. Justkui seda probleemi ei olekski olemas. Ei tea küll miks. Head kolleegid, kas keegi mõistab, mille eest ja mille nimel on Eesti riik teinud mitme aasta vältel erinevate valitsuste ja erinevate parlamendikoosseisude ajal kõik endast oleneva, et tubakadirektiivi ülevõtmisega venitada ning lõpuks ikka see trahviarve Brüsselist kätte saada?
Minu sügava veendumuse kohaselt on aeg see viivitamine ära lõpetada ning eelnõu 9 sellisel kujul, nagu sotsiaalkomisjon seda ühehäälselt soovitas, ka seadusena vastu võtta. Rõhutan siinkohal sotsiaalkomisjoni poolt eelnõule ja sellesse tehtud muudatusettepanekutele antud toetuse konsensust. Tegemist on harva esineva juhtumiga, kus koalitsiooni ja opositsiooni seisukohad on suures ulatuses kokku langevad. Nii, lõpuks tahan lihtsalt lisada, et suitsetamine on tervisele kahjulik, mina pole kunagi suitsetanud ja ei kavatse seda ka tegema hakata, aga ometi ma soovin seda, et mõningad asjad peavad olema reguleeritud, et vastavalt sellele saaks ka käituda. Aitäh! Aitäh! Rohkem läbirääkimistel osalemise soovi ei ole. Seega siis läbirääkimised on lõpetatud ja me läheme muudatusettepanekute läbi